Mina olen Riina, nagu ikka, kanal Lohe loeb. Tänases videos räägin ma teile oma märtsikuu lugemisest. Mu märtsikuu läks päris hästi. Mul jäi paar asja lugemata, mida ma oleks tahtnud lugeda, aga ma lugesin kokku 8 raamatut, millest 2 raamatut sai minult täispallid ehk siis 5 tähte. 1 raamat sai 4 tähte ja 5 raamatut said 3 tähte. Ehk läks üsna hästi, selline keskmise tasemega lugemiskuu oli. Ma olen väga rahul oma 5 tähega ja ma olen väga rahul sellega, et ma ei olnud sunnitud panema ühele raamatule 2 või vähem punkti. Nii, mida ma siis lugesin? Mul on siin kirja pandud minu väikse märkmikusse. Märtsis ma lugesin, siis nagu ütlesin, 8 raamatut ja 5 palli said sellest 2. Esiteks siis Edward Rutherfordi London. Selle kohta ma pikalt rääkima ei hakka. Paar videot tagasi arvatavasti juba nägite minu ülevoolavat soovitust ja hõiskamist, et see on üks hiilgama hea raamat. Ja see on siiamaani väga hea raamat, mulle see väga meeldis, see oli üks mu märtsikuu parimaid lugemisi. Ja mul ei ole selle kohta rohkem midagi öelda. Ta on 5 tähte igati ära teinud, ma oleksin pannud ka 10, kui oleks võimalik. Goodreadsis siis. Ja teine raamat, mis mul sai 5 tähte, see oli minu selle aasta esimene audioraamat. Ma lugesin seda jalutamas käies ja selleks oli Meredith Russo poolt kirjutatud Birthday. See oli väga korralikult mind läbi raputanud raamat. Seal olid tõsised teemad. See oli minu jaoks esimest korda lugeda raamatut, mille peategelaseks on transseksuaalne inimene ja noor inimene, kes on tõesti väga-väga haavatav ja tema üleskasvamise lugu ja lugu tema suhetest oma isa ja parima sõbraga ja see kõik oli nii, ma kasutan korduvalt, läbiraputav. Ma elasin niivõrd kaasa kõigile, kes seal olid, sest seal oli vastikuid tegelasi, seal oli halbu tegelasi, seal oli päris korralik hulk neid, kes tõesti lihtsalt ei saanud aru ja olid väga julmad. Aga enamus olulisi tegelasi, need, kes midagi kuidagiviisi tähtsad olid, kas siis peategelasele või, tegelikult seal oli 2 peategelast, aga ükskõik kummane neist, need olid head ja lõpptulemusena ma jäin selle raamatuga väga rahule ja ma arvan, et ma tellin ta endale ka paberkujul, et ta mul riiulis olemas oleks. Ja ma tahan lugeda selle autori teist raamatut, varem ilmunud raamatut, mis oli tema debüüt. Ma tekitan pildi sellest siia, mul ei tule täpne pealkiri meelde ja ma ei taha hakata praegu seda hakkima. Ja lähme siis 4 tärni raamatute juurde. 4 tärni sai mul 1 raamat, see oli naiste võitlus, 150 aastat võitlust vabaduse, võrdsuse ja sõsarluse eest. Ma loesin selle läbi põhimõtteliselt tunni ajaga umbes, aga see on graafiline romaan naiste õiguste eest võitlemise kohta. Et siis kõik see 150 aastat, kuidas see arenes, millised naised tegid seal suuri edusamme, kes seda edendasid ja ma ei oska väga palju midagi selle kohta öelda, peale selle, et see mulle meeldis, see oli kiire, see oli ülevaatlik. Minu arust mingis raamatus isegi mainiti ühte seda. Ma arvan, et äkki Londonis. Võimalik, et Londonis räägiti ka, jah, seal räägiti naiste õiguste eest võitlemisest ja päris korralik peatükk oli selle kohta, nii et sain 2 raamatut kokku viia oma vahel.
ja siis 3 tärni raamatud, mida seekord oli siis 5, need on suur enamus sel kuul. Nagu ütlesin, olen õnnelik, et ei pidanud vähem punkte mitte ühegile raamatule panema. Ja 3 tärni ma panen tavaliselt raamatutele, mis kas natukene valmistavad mulle pettumuse, seda läheb eriti tihti mingi sarja puhul või siis mingi kirjaniku puhul, kellelt ma ootan väga palju, ma püüan mitte oodata väga palju varem loetud kirjanikelt, aga paratamatult niimoodi läheb. See ei ole küll kirjaniku suhtes väga aus, aga juhtub. Nii, siis 3 punkti said minult siis Hilary Mantelli Wolf Hall, sellest ma olen juba palju rääkinud ja hädaldanud. Ta oli hea raamat, oli igati 3 punkti väärt ja võib-olla ka rohkemat, aga mul läks lihtsalt sellega nii palju aega lugemiseks, et ma väsisin sellest raamatust ära, nii et ta sai 3 punkti. Siis Ivan Turgenevi Mumu sai minult 3 punkti, ta oli hea laste raamat, ilusti kirjutatud, aga see teema oli minu jaoks liiga kurb ja ma ei ole suuteline raamatule, kus loomadega niimoodi käitutakse, rohkem punkte andma. Siis Jaan Krossi 4 monoloogi Püha Jüri asjus. Nagu ma ütlesin, ta on okei, mulle ta meeldis, mulle meeldis, ma ei ole aus, ma ei tea isegi, mis mulle meeldis, ma tean, et ma sain talle 3 punkti anda ja vähem ei andnud. Ma vist kirjutasin kuhugi midagi selle kohta, et mis mulle täpselt seal meeldis. Aga igatahes, Jaan Krossi stiil on sama, mis on tuttav ja hea, nagu oli Keisri hullus. Keisri hull on siiani üks parimaid kohustusliku kirjanduse raamatuid, mida ma koolis lugesin. Ma arvan, et kunagi peaks tegema video kohustusliku kirjanduse pärlite kohta, mis on minu jaoks olulised ja mis mulle väga sügavat muljet avaldasid ja mis mulle meeldisid. Et tavaliselt räägitakse ikka sellest, kui jube ja paha on kohustuslik kirjandus, aga tegelikult seal leidub asju, mis on täitsa head. Siis 4. ma lugesin Jessica Fellowsi Mitfordi mõrvalugude esimest raamatut Juhtum rongis. Mulle ta täitsa meeldib, nagu ma ütlesin, nagu ma olen öelnud varem, krimi ei ole päris minu žanr. Ma võin teda lugeda, aga mulle ei meeldi ta kunagi nii väga nagu noortekad või fantaasiaraamatud. Aga ajalooline krimi on päris hea. Krimit ma olen pigem nõus vaatama kui lugema. Et Midsommari mõrvalood on minu tavaline kokkamisssaade. Ta on täpselt nii pikk, et ma saaksin midagi köögis valmis vaaritada. Et eriti kui sa loed veel reklaamipauside sinna sisse, tavaliselt ma küll hüppan reklaamipausidest üle. Ja siis viimane raamat, mida ma sel kuul lugesin ja mis sai ka 3 punkti 5 on Markus Susaki Bridge of Clay. 3 punkti suuresti sellepärast, et alguses see raamat oli väga segane ja ma ei saanud väga hästi aru, mis ja kuidas. Ja ma ei saanud tegelastest aru, ma ei saanud nende motiividest aru ja käitumisest aru. Aga kõige rohkem vast sellepärast tulevad need 3 punkti sellele raamatule, et ma olin natukene pettunud. Mina arvates Markus Susaki raamatu Varas on üks parimaid asju, mida ma lugesin eelmisel aastal. Ja nüüd lugeda siis nii-öelda pikalt ja palavalt oodatud selle autori uut raamatut ja mitte selle mõttest päris täpselt aru saada. See oli natuke kurvastav. Mis on positiivne? Keeleliselt on Bridge of Clay kaunis. Ta on tõsiselt ilus. Ma vahepeal, siis kui ma suutsin süveneda piisavalt, siis ma tõesti nautisin seda, kuidas Markus Susak jutustab seda lugu. Et see oli väga hea. Aga see on siis minu märtsi lugemine, 8 raamatut. Pole kõige hullem, arvestades, mis mind aprillis ootab, siis ma pean vist iga päev vähemalt 3 tundi ilma igasuguste kõrvalkalleteta lugema midagi.
aga ma saan sellega hakkama, sest et nagu kõik teavad, vähemalt mai alguseni oleme me kõik kindlalt ikka kodus ja mida ikka kodus teha, kui koristada, süüa teha, sarju vaadata ja raamatuid lugeda. Aitäh, et minuga olite ja järgmiste kohtumisteni!